Aastakümneid on Hiina investeerinud miljardeid ja miljardeid dollareid oma sõjaväe moderniseerimisse. Hiina on teinud kõik endast oleneva, et luua võitlusvõimeline armee, mis suudaks vastu astuda tema suurimale rivaalile, Ameerika Ühendriikidele. Hiina ametnikud esitlevad regulaarselt oma uusimaid raketisüsteeme ja kiitlevad oma tipptasemel relvajõududega, lootes külvata hirmu oma vaenlaste südamesse ning heidutada iga riiki, kes võiks julgeda neile vastu astuda. Kuid Pekingi hooplemise ja bravuurikuse taga peitub palju karmin tõde. Hiina sõjavägi pole sugugi nii tugev, kui seda näidata püütakse. Ja ilma ainsatki lasku tegemata on USA korduvalt lammutanud Hiina sõjalisi strateegiaid ja kõigutanud nende enesekindlust, sundides Pekingi ikka ja jälle otsast alustama. See juhtus 1990-ndatel, see juhtus 2000-ndatel ja see toimub taas praegu meie silme all. Seda väidet esitab hävitavas raportis Meil Zhu, Hudsoni instituudi Hiina keskuse vanemteadur ja direktor. Olles teeninud Hiina poliitika nõunikuna USA valitsuses ja pühendanud oma elu Hiina sõjalise ja strateegilise kultuuri uurimisele, on Yu üks maailma juhtivaid eksperte selles valdkonnas. Kui tema räägib, siis inimesed kuulavad. Ja 2026 aasta märtsis jõudis ta järeldusele, et Hiina sõjalised otsused on reageerivad, mitte ennetavad. Ta väitis, et selle asemel, et Peking tegutseks omal algatusel, on kogu tema kaitseinvesteeringute strateegia otseselt seotud Ameerika Ühendriikide tegevusega. Iga kord, kui USA demonstreerib sõjalist üleolekut, järgneb Pekingis paanika, puhastused ja täielik ebastabiilsus, kui nad mõistavad, kui kaugele nad tegelikult maha on jäänud. Nagu Yu ütleb, alates Pärsia lahe sõjast kuni hiljutisemate vastasseisudeni, mis hõlmavad Iraani ja Venezuela. Ameerika ülekaal lahinguväljal on korduvalt paljastanud Hiina sõjatööstuse süsteemsed nõrkused, sundides neid läbima kiirendatud moderniseerimise, sisekriiside ja poliitiliste puhastuste tsükleid. Teisisõnu, USA'l polegi vaja Hiinat otseselt rünnata, et tõestada, kui palju tugevam ta on. See lihtsalt ajab oma asja. Viib läbi operatsioone näiteks Ladina-Ameerikas ja Lähis-Idas, saavutab kiiresti oma eesmärgid ning paneb oma sõjalised uuendused päris lahingutingimustes proovile, tõestades nende väärtust igasuguse kahtluseta. Hiina jälgib samal ajal neid sündmusi pealt. Ta vaatab, kuidas Ameerika sõjalise jõu tohutu ülekaal purustab kõik vastased oma teel. Ta näeb, kuidas USA väed tegutsevad nii märkimisväärse tõhususega, et nad kannavad sageli vaid minimaalseid kaotusi, isegi kui nad viivad läbi ründeoperatsioone kõige vaenulikumates piirkondades, nagu näiteks 2026. aasta sõda Iraanis. Ja kui Peking seda kõike näeb, siis ta ehmub. Sa tood välja mitu märkimisväärset näidet selle mustri toimimisest. Esimene neist on 19. ja 91. aasta lahesõda. Hiina ei mänginud selles konfliktis märkimisväärset rolli. Pärast sõja lõppu leiti, et ta oli rikkunud ÜRO resolutsioone, astudes samme Iraagi taasrelvastamiseks. Kuid sõja ajal ise mõistis Hiina tugevalt hukka Iraagi sissetungi Kuveiti ja avaldas toetust koalitsioonivägedele, kuhu kuulusid USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja mitmed teised lääneriigid, samuti riigid erinevatest maailma piirkondadest. Kuigi Hiinal endal ei olnud sõjas oma vägesid kohal, jälgis ta konflikti tähelepanelikult ja õppis sellest õppetunde, mis kujundasid tema sõjaväge järgnevatel aastatel. Sest kui sõda algas, ootas enamik maailma, sealhulgas Hiina, pikka ja venivat konflikti. Iraakil oli tohutu armee, 1000 tankid, hiiglaslik õhutõrjevõrk ja aastatepikkune lahingukogemus pärast sõda Iraaniga. See pidi olema uskumatult kõva pähkel, isegi USA ja tema liitlaste ühendatud jõudude jaoks. See, mis järgnes, šokeeris kõiki, kui USA tõi kaasa täiesti uue sõjapidamise ajastu. Nende tipptasemel varglennukid libisesid märkamatult läbi Iraagi kaitse. Täppisjuhitavad relvad tabasid oma sihtmärke erakordse täpsusega. Peaaegu hetkega hävitati lugematu hulk Iraagi ressursse, samal ajal kui USA kasutas tipptasemel tehnoloogiaid, satelliite, luurelennukeid ja juhtimisvõrke, et saavutada lahinguväljal enneolematu kontrollitase. Mõne nädalaga oli tollal üks maailma tugevamaid armeesid sisuliselt rivist väljas. Ja Pekingis jälgisid Hiina ametnikud seda õudusega. Mitte sellepärast, et neil oleks olnud mingit isiklikku huvi Iraagi saatuse suhtes, vaid seetõttu, et nad olid tunnistajaks sõjapidamise viisile, millega nad polnud lihtsalt valmis toime tulema. USA oli loobunud külma sõja aegsetest taktikast, eitades täppisrelvadele, vargsüsteemidele ja reaalajas olukorrateadlikkusele tuginedes üles kaasaegsemad ja tõhusamad strateegiad.
Äkitselt ei olnud sõda enam sellest, kummal poolel on rohkem vägesid või paremad tankid ja kes seetõttu tõenäolisemalt võidab. See oli muutunud millekski palju keerulisemaks ning selle keskmes oli info. USA tõestas, et lahinguvälja on võimalik valitseda andmete abil. Hiina jõudis selge ja ilmse järelduseni. Selle rahvavabastusarmee PLA oli loodud maailma jaoks, mida enam ei eksisteerinud. Ja kui tal kunagi tuleks USA-ga vastamisi minna, oleks tal peaaegu olematu lootus mingisugusekski eduks. See pidi kiiresti muutuma. Nii et järgnenud aastatel, täpselt nagu Ju-teooria ütleb, reageeris Hiina Ameerika tegevusele ulatusliku moderniseerimiskampaaniaga. See alustas võimsamate ja täpsemate rakettide uurimist ja arendamist. Suur osa kaitse-eelarvest suunati elektroonikasse ja küberründevõimekusse. See tegi kõik vajaliku, et püüda USA-ga vahet vähendada. Ja see polnud ühekordne isoleeritud juhtum. Tõepoolest, nagu Jü edasi märgib, tugevdasid 1999 aasta USA pommirünnak Hiina saatkonnale Belgradis ja 2001 aasta EP3 vahejuhtum veelgi Hiina rahvavabastusarmee haavatavust, kiirendades investeeringuid lennundusse, küberruumi ja ligipääsu tõkestavatesse võimekustesse. Korduvalt, kui USA-l õnnestus mõni suurem sõjaline tegevus või operatsioon, oli Hiina vastus alati sama. Nad püüdsid järele jõuda. Väljaspoolt vaadates tundusid Pekingi pingutused nii ambitsioonikad kui ka imetlusväärsed. Aastate möödudes nägime, kuidas Hiina sadamatest lasti vette suuri uusi sõjalaevu. Teenistusse võeti kaasaegseid hävitajaid ning ballistiliste rakettide programmid seadsid uusi jõudlusstandardeid. Terved sõjaväeharud reorganiseeriti ja ümber struktureeriti, et vastata kaasaegse sõjapidamise muutuvatele vajadustele. Hiina rahvavabastusarmee muutus vananenud ainult tööjõule ja laevastiku suurusele keskendunud jõust palju keerukamaks armeeks, mis on varustatud näiliselt tipptasemel raketisüsteemide ja pidevalt arenevate kübervõimekustega. Aga Ju sõnul oli Hiina nende edusammude saavutamisel mitmeid põhimõttelisi puudusi. Esimene probleem on see, et Hiina on alati olnud nii kiirustav oma sõjalise moderniseerimisega, et ei soovinud võtta aega uute võimete arendamiseks kodumaal ja loomulikul teel aastate jooksul. See ei tahtnud panustada vajalikku aega ja pingutust, nagu teeb USA, et oma disaine planeerida ja täiustada, taludes aastaid katsetusi ja eksimusi ning aktsepteerides ebaõnnestumisi kui osa protsessist. Lühidalt öeldes soovis see oma innovatsiooni kiirendada. Selleks tugines see tugevalt sellistele praktikatele nagu välistehnoloogiate omandamine või olemasolevate disainide pöördprojekteerimine. Mõnel juhul kasutas Peking isegi alatuid võtteid, nagu tööstusspionaaž, et saada teavet välismaiste sõjaliste varade kohta ja seejärel proovida neid kopeerida. See tähendas, et vähemalt pealtnäha suutis ta neid lõhesid enda ja Ameerika vahel suhteliselt kiiresti vähendada. Kuid tehnoloogia omandamisel ja selle valdamisel on suur vahe, mis viib meid teise puuduseni, mille Jü oma raportis välja tõi. Hiinal võisid olla uhked uued raketid, hävitajad ja muud vahendid, mida sõjaväeparaadidel näidata, kuid tal ei pruukinud olla seda, mida Jü nimetab insenertehniliseks täpsuseks ja materjaliteaduseks, mis on vajalikud ühtlaseks soorituseks. Teisisõnu, tal oli tehnoloogia, kuid mitte teadmisi, et sellest tõeliselt maksimumi võtta. Nüüd puudutab kolmas probleem Hiina sõjalise ja tsiviilsektori lõimimise, MCF-poliitikat, mis oli loodud selleks, et ületada lõhed ja murda barjäärid riigi tsiviiluuringute, ärisektori ja sõjatööstuskompleksi vahel. Teoorias on see taas nutikas idee, mille üheks peamiseks eesmärgiks on tagada, et peaaegu kõiki tsiviiltasandi uuendusi, nagu tehisintellekt, kvantarvutid ja pooljuhid, saaks kasutada ka sõjalistel eesmärkidel. See tähendab ka seda, et kõik Hiinas tegutsevad organisatsioonid, olenemata sellest, kas nad on riigile kuuluvad, eraettevõtted või isegi välisfirmad, on seadusega kohustatud vajadusel sõjaväega andmeid jagama. Tegelikkuses on see poliitika, nagu ütleb Jü, soodustanud korruptsiooni ja ebatõhusust kogu kaitsesektoris, viies kõige rängema tagajärjeni Hiina rahvavabastusarmee relvade kvaliteedi ja töökindluse küsitava usaldusväärsuseni. Väike kõrvalmärkus enne, kui sügavamale läheme. Te vaatate saadet Sõjaväes show ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Kuigi MCF-poliitika pidi muutma Hiina sõjaväe suuremaks ja paremaks kui kunagi varem, on see hoopis toonud kaasa mürgised uued probleemid, mida on peaaegu võimatu lahendada, millel on riigi julgeolekule ja jõuprojektsioonile edaspidi kahjulikud ja pikaajalised tagajärjed. Siin on põhjus.
Kui Hiina ühendas tõhusalt sõjalise ja tsiviilsektori, tõi see poliitika palju tugevamalt rahvavabastusarmee PLA tegevusse kui varem. Ja tsentraliseeritud poliitilistes süsteemides on halvad uudised ohtlikud. Need on toiduahela tipus, ei taha kuulda puudustest ja ebaõnnestumistest. Nad tahavad kuulda edusammudest ja õnnestumistest. Selle otsese tagajärjena hakkab kujunema kultuur, kus probleeme varjatakse, puudusi pisendatakse ning juhid saavad aruandeid, mis keskenduvad ainult hästi toimivatele asjadele, jättes täielikult mainimata kõik väljakutsed ja puudused. Sõjaväemaailmas on selline kultuur äärmiselt ohtlik. Võidakse välja töötada uus relvasüsteem, mis näib paljutootav, kuid millel on siiski mitmeid puudusi konstruktsioonis, mis võivad selle tegelikes lahingutingimustes täiesti kasutuks muuta. Kuna inimesed kardavad oma ülemustele isegi vähimatki negatiivset infot edastada, siis nad ignoreerivad kõiki neid probleeme. Selle asemel jagavad nad ainult kiitvaid aruandeid. Nad väidavad, et süsteem on täiuslik, revolutsiooniline ja maailmas ületamatu, valmis lahinguväljale saatmiseks, et näidata Hiina rahvavabastusarmee ületamatut jõudu. Siis juhtub see, et need üles kiidetud, kuid ebatäiuslikud süsteemid võetakse sõjaväes kasutusele või müüakse teistele riikidele ning kui neid tegelikult kasutatakse, tulevad kõik nende puudused inimsiks ja kogu maailm näeb neid. Nagu Yu ise kirjutab, propagandal põhinev poliitiline süsteem soodustab liialdatud väiteid ja enesepettust, varjates tegelikke puudusi seni, kuni need tulevad välja operatiivtingimustes. Ja kui need puudused lõpuks avalikuks saavad, näib Hiina alati reageerivad samamoodi. Puhastusega. Kui süsteem, mis pidi olema murranguline, osutub alla igasugust arvestust olevaks, algatab Hiina kommunistlik partei uurimisi, mida esitletakse sageli kui korruptsiooni väljajuurimist riigikaitsesektoris. Paratamatult jäävad pärast nädalaid või kuid kestnud uurimisi võimul olevad inimesed äkitselt oma võimust ilma. Sõjaväeohvitserid sunnitakse tagasi astuma või eemaldatakse jõuga oma ametikohta pealt. Kaitsetööstuse juhid kaovad üleöö avalikkuse silme alt ning sellest, mis oleks võinud olla tõsine uurimine Hiina kommunistliku partei ja rahvavabastusarmee süsteemsete probleemide kohta, saab pelgalt nõiajaht valitsuse viimase patuoinase leidmiseks. Nagu Yu selgitab, loob see tsükli, kus poliitilised puhastused asendavad tehnilisi reforme. Selle asemel, et tegeleda probleemi algpõhjusega, vallandab Hiina kommunistlik partei lihtsalt mõned inimesed ja jätkab täpselt samamoodi, kuni tuleb järgmine suur läbikukkumine ja kõik kordub uuesti. See pole mitte ainult naeruväärne, vaid ka hävitav tsükkel. Iga kord, kui Hiina kommunistlik partei viib läbi järjekordse puhastuse, eemaldab ta küll aeg-ajalt mõne korrumpeerunud ametniku, kuid samal ajal vabaneb ka inimestest, kellel on aastate või isegi aastakümnete pikkune kogemus ja asjatundlikkus. Ja sellega õõnestab ta oma enda õppimis- ja arenemisvõimet. Mida rohkem see tsükkel kordub, seda hullemaks olukord muutub. Yu kirjutab, et innovatsioon muutub riskantsemaks, mitte turvalisemaks. Tõde muutub ohtlikumaks kui eksimus. Seetõttu ei pea Ameerika Ühendriigid Hiina rahvavabastusarmee survestamiseks ühtegi lasku tegema. Neil pole vaja Pekingiga otsesesse vastasseisu astuda, et oma sõjalist jõudu näidata. Ameerika peab lihtsalt jätkuvalt igal võimalusel oma üleolekut näitama, teades, et Hiina süsteem satub selle tagajärjel paanikasse ja hakkab iseennast hävitama. Ja 2026 aastal on Ameerika Ühendriigid korduvalt oma üleolekut demonstreerinud ning oleme näinud, kuidas Hiina ennast hävitav tsükkel on täpselt ootuspäraselt käivitunud. Näiteks jaanuaris viisid Ameerika Ühendriigid läbi operatsiooni Operation Absolute Resolve. Üheinsa öö jooksul, täpsemalt vähem kui 3 tunniga, pommitasid USA väed infrastruktuuri üle kogu Põhja-Venezuela, hävitasid õhutõrjesüsteemid ning vangistasid riigi presidendi Nicolas Maduro kindlustatud kompleksist Caracases. Selle saavutuse krooniks ei kaotatud selle käigus ühtegi ameeriklase elu. Seejärel alustasid Ameerika Ühendriigid koos Iisraeliga veebruaris sõda Iraaniga. See viis läbi ühe maailma kiireima ja mõjukaima pommitamiskampaania, tappes suure osa riigi juhtkonnast, sealhulgas endise ülemjuhi, ning hävitades arvukalt õhutõrjesüsteeme, raketibaase ja muid kõrge väärtusega sihtmärke. Seejärel kehtestas see Hormuzi väinas mereblokaadi, hävitades suure osa Iraani sõjajõududest ja tõrjudes arvukalt rünnakuid, ise vaid minimaalseid kaotusi kandes. Mõlemas konfliktis toetusid Ameerika vastased Venezuela ja Iraan osaliselt Hiina tarmitud varale, sealhulgas raketiplatvormidele, radaritele ja õhutõrjevõrkudele. Nagu Yu märgib, ei suutnud need vahendid korduvalt toimida, kui nad seisid silmitsi Ameerika Ühendriikide arenenud vargtehnoloogia ja elektroonilise sõjapidamise võimekustega.
Need on täpselt samad süsteemid, mida Hiinas reklaamiti kui võimelisi toime tulema kõige uuemate ja suuremate ohtudega, isegi tugeva surve all. Ometi kukkusid need ükshaaval juba esimesel katsel läbi. Lipulaevaks olev HQ-9B õhutõrjesüsteem, mida väidetavalt kasutatakse Iraanis, ei suutnud näiteks Ameerika ega Iisraeli lennukeid tõrjuda. Hiina ULC-8B radarid osutusid samuti suhteliselt väärtusetuks ja need hävitati kiiresti. Ja isegi siis, kui Iraan kasutas Hiinas toodetud ülehelikiirusega CM-302 laevatõrjerakette, ei suutnud need oma sihtmärke tabada. Neid läbikukkumisi nähes oleks Hiina kommunistlik partei võinud ja võib-olla pidanudki läbi viima põhjaliku ülevaatuse selle kohta, kuidas ja miks neid relvasüsteeme nii kõrgelt hinnati, kuid need ei suutnud ootusi täita. Selle asemel tegi see seda, mida alati on tehtud – järjekordse puhastuse. Nagu Yu selgitab, on suur hulk vanemaid Hiina rahvavabastusarmee komandöre muudetud mitteisikuks ja avalikkuse eest kadunud, sealhulgas kõrgeima taseme juhid. Paljud kogenud sõjaväekindralid on lihtsalt kadunud avalikelt esinemistelt ja poliitilistelt kogunemistelt ning hinnanguliselt 2/3 riigi kesksõjakomisjonist, mis on Hiina kõrgeim sõjaline juhtorgan, on aasta algusest saadik oma ametikohtadelt eemaldatud. Ka teadlaste ja tööstussektoris on puhastus oma jälje jätnud. Ju toob näiteks Hu Yongmingi, kes on üks juhtivaid teadlasi mereväe lennunduse ja lennukikandjate arendamise valdkonnas, ning Yang Wade, kes on üks Hiina tipptasemel hävituslennukite projekteerijaid. Teisteks puhastatud võtmeisikiteks on Huawei Yin, raketikaitseuurija, ja Wu Manqing, radarite ja vargtehnoloogia tõrjespetsialist. Mõned ametnikud on isegi tõsiselt kohtu alla antud. Näiteks Tan Ruisong, Hiina lennundustööstuse korporatsiooni esimees, kellele määrati korruptsioonisüüdistuste eest tingimisi surmanuhtlus. Teised isikud on surnud salapärastel asjaoludel, näiteks Fang Daideining ja Yang Hong, kes mõlemad olid aastatepikkuse kogemusega hüperhelikiirusega relvade uurijad. Kõik see on otsene tulemus Ameerika sõjalistest võitudest, millel, nagu Zhu selgitab, on olnud Hiina relvaarendusele kahekordne mõju. Ühelt poolt on USA edusammud sundinud Hiinat kohanema, viies läbi kiireid moderniseerimiskampaaniaid ja uuendades oma võimekust, suunates tohutuid rahalisi vahendeid ja ressursse uute relvade, sõidukite, laevade ja kaitsesüsteemide arendamisse, et neid maailmale näidata. Samal ajal on Ameerika sõjalised operatsioonid sellistes kohtades nagu Iraan ja Venezuela olnud Hiina arengule omamoodi proovikiviks. Ja kahjuks Pekingi jaoks on ta nendel testidel korduvalt läbi kukkunud. Selle vahendid on osutunud nõrkadeks, vigasteks ja täiesti võimetuteks täitma neile seatud kõrgeid ootusi. See omakorda on vallandanud Hiina kommunistlikus parteis tõelise segaduse laine, kus ametnikke on kogu Hiina kaitse- ja teadussektoris massiliselt ametist kõrvaldatud. Yu kirjeldab lõpptulemust paradoksina, kus Hiina kommunistliku partei soov konkureerida või isegi ületada USA'd sunnib neid püüdlema üha ambitsioonikamate sõjaliste programmide poole. Kuid see sama süsteem, mis võimaldab neid programme, takistab neil ka oma tõelist potentsiaali saavutamast. Kui Hiinal oleks ratsionaalsem ja praktilisem süsteem või selgem vahe poliitika ja sõjaväe vahel, siis võib-olla selliseid asju ei juhtuks. Riik suudaks oma sõjaliste ambitsioonide saavutamiseks panustada vajaliku aja ja jõupingutused, läbides samu tõuse ja mõõnasid nagu teisedki suured sõjalised jõud. Ebaõnnestumist ei nähtaks mitte millegi sellisena, mida tuleb ignoreerida või karistada, vaid millegi sellisena, mida tuleb omaks võtta, olulise osana õppimisprotsessist. Selle asemel on Hiina loonud süsteemi, mis hävitab tõelise innovatsioonivõimekuse. Seetõttu jääb areng ebaühtlaseks ja ohtlikult hapraks. Kokkuvõtteks märgib Yu, et seni kuni see dünaamika püsib, ei sea iga uus USA sõjalise üleoleku näitamine Hiinat ainult väliselt proovile, vaid destabiliseerib seda ka sisemiselt, tugevdades lõhet, mida ta püüab ületada. Nii et isegi kui Washington ei seisa Hiinale lahinguväljal otseselt vastu, säilitab ta endiselt eelise Pekingi ees. Iga sõjaline operatsioon näitab USA üleolekut, häirides ja destabiliseerides korduvalt tema suurima globaalse rivaali strateegiaid. Nüüd, kui soovite rohkem Hiina teemalist analüüsi, vaadake seda videot, mis uurib, kuidas Pekingi plaanid Taiwani rünnata võisid juba enne esimese lasu tegemist nurjuda tänu USA, Ukraina ja Jaapani koostööle. Või vaadake seda videot, et näha, kuidas USA saavutas midagi, mida kunagi peeti võimatuks ja sundis Hiina selle käigus kaitsesse tõmbuma. Ja kui sa pole seda veel teinud, siis kindlasti telli sõjasaade, et saada rohkem sellist suurepärast sisu.